miks nah? Türa pea, ütle mis meid sa oled, narkoment või gestaapomehi, ei, kaapoment või pohhu, narkoment või pohhu, lihtsalt saadame perse need mendid, gestaapoment või pohhu, narkoment või pohhu, lihtsalt saadame perse need mendid, kaapoment või pohhu. Mäsle põu, kui on sõnasse valatud, kuulge, kui siis kärgatab kõu, siin tabatud, alatud revolutsionääri on mitu, pime kunstnik, skisofreenikust poeed, kelle hääl kui pitt pulmu sisus lõugadega ripub. Vormi kujundit otsides väljub kogu see palagan mu avarast südame soppidest, et nagu viirastus inimsügavuste tagalast visioonina silme ette, et manada mulle, kes pime tänama otsides ja seda maailma kompides. Võiksin end kui igivana veinipudelit ma avada lõputu salakavala sisu ma valada maailma frontideks, kuid mõistus nagu tarakan lõksus prügikoti sees standardkujundisse pöimitud, betooni valatud plokkides, nõiutud, keelab vaimul võtta vabana kuju sõnade armadana ja väljuda ajasadama tokkidest, kuid tung luua nagu loode end avaldab seespool toksides ja magu piinatud paganast tontidest, kõrben selle põrgu palavas tulipunktis vastuolusid trotsides. Yeah. Lähme edasi, see on Babylowst, see on Pumpis 2015. Come on, let's go. When we flow, double shoot video. We are moving double show. Take up on the radio. Sura papa when we flow. Video. Oh, yeah. Sura papa when we flow. Video. We are moving double show. When we flow. Video. Double show. Radio. Dottore il psicopato dall'invito laborato. Lungo scumato, multi schemi più mangiato. Legendi stato, rapimenti guido capo. Babylowst lì poco, Babylowst liberato. Yes, tagasi kun terminato. Mut pagasi suun story ninja mögaks. Helissä keikalle sen suuren paukun detonato. Korvinaavut legendat. Alvo Bänksamen aikaa, trippel destilato. Sittakin sai haista näusel arvamus respirato. Seisoo gangsta definato, on liian excitato. Tänamatten syndikato, pirados se mehinato. Kahdeksainen juhlia, Maaris puhes tapo. Mulle sen on musiikka, musiikka mis nato. Maaris puhes tapo. Uudiksa ja pullotato. Sulle papat ready flow, sanoin sun video. Double show, take up radio. Sura papa baby flow. Let's have it to video. We ain't moving double show. Take up radio. Sura papa baby flow. Let's have it to video. We ain't moving double show. Take up radio. Sura papa baby flow. Let's have it to video. We ain't moving double show. Take up radio. Psicopato bell'ulimo cavenato. Sono elettristato, imarrauas irritato. Detevato, rapi YouTube seletato. Mitigati, nomi, toin, salvalandato. Yes, sono computamiset kids, vedo computato. Rapset on populato, legendato. Dentro rapping, col punane, Babylowst, cooperato. Luen pizza punate, te fit, sono motivato. Essere petto, tornare non dibucato. Storia on kanske peligarrato, po illustrato. Sei passato, è combinato. Come è stato, basta, qualcuno matato. Musik film, se nell'immago suricato. E l'unago film, che incazzino turistato. Musik film, se nell'immago suricato. Babylowst lì capo, Babylowst liberato. Sulla papà del flow, messa con sul video. We are moving double show. Radio. Sulla papà del flow, messa con sul video. We are moving double show. Take up the radio. Sulla papà del flow, messa con sul video. We are moving double show.
lähme teeme intervjuu nüüd. Töötab või? Alju. Ma ei tea, numbrid jooksevad. No siis töötab, noh. Okei, meiega on täna, see on muide pumpis, kui sa veel ei tea. Meiega on täna Andrus Elbing, a.k.a. Babylust, a.k.a. Jalka, Eelusta maskiga, a.k.a. doktor Elbing. a.k.a. Ma rohkem ei ole. Okei, aga mis case on, kas see ongi Saaremaa räpparitel niuke teema, et peab hästi palju a.k.a.sid olema, et ei suuda nagu ära otsustada, mis üks nimi võiks olla? Ei noh, eks see lõust jääb ikka. Neid a.k.a.'d on niisama seal suusoojaks. Me ei hakka raudpauk rääkima sellest vangla jutus, kuidas sa kuuli said, me ei hakka seda rääkima, eks, aga me oleme ikkagi aastas 2015 juba, come on, laseme minna nagu mõnedel asjadel. No ilmselge. Võid nüüd öelda sellist asja, et Babylust on legaalne inimene? Muidugi. Ühesõnaga, Babylust on nüüd hea inimene. Südame pöörane. Ja kuigi... No ma ei saa ju öelda, et aga teen mingid halba või kuskil on, siis on politsei ja koputab uksele vastu. Halb, see on ikkagi, see on minevik. See on minevik. See on mõnus. Et ma ikka vahepeal mingid lollusi tehakse, aga ütlen, et... Seda olen kuulnud, tuleb nii mõnelgi ametnikulgi ette. No, täpselt. Aga samas on ka niuke ütlemine, et hunt on hunt. Kas hunt on hunt? Hunt on hunt. Ühesõnaga, tegelikult... Eks see ikka, mingid asjad on olemas, eks pead proovima kontrolli all hoida ennast. Aga see, kui reaalne näiteks on, et Babylust ikkagi natuke peab veel istuma? On see reaalne või mitte väga enam? No kuule, iga inimene võib istuma minna. Eestis ei ole väga raske, eks? See on väga kriminaliseeritud kõik asjad. Selles mõttes Babylust on ikkagi ühel pulgal kõikide tavakodanikega. Aga varemalt see ei olnud ju niimoodi, enne? Ei, varem oli, ütleme, et tõenäosus, et ma olen vangi 99,9%. Aastaid tagasi juba tuli selline superhitt välja sul nagu Mendid. On sul hiljem politseiga ja seoses selle lauluga ka mingi huvitav seiklus olnud? No eks ikka mingid on siin tahavad trofeena ära väänata enne. Aga üks on meeles on Saaremaalt, kus vanad need, kes mind kunagi väänasid. Ja panid kongi ja siis üks Saaremaa ment siis ütles, et kurat. On seal mendi nimi. Ja ta ütles, et oled sa nüüd kõva mees, et selle laulu tegid. Aga mina teda laulu sisse ei pannud, tema oli ka põhiväänaja tegelikult. Aga kurat, ma olin mille pärast unustasin ära ja ilmselt tal oli kade meel, et ma teda laulu sisse ei pannud. Et kui kunagi tuleb Mendid 2, siis lembid, ma panen seda laulu sisse. Kas tuleb Mendid 2? Mine tea. Raske on teha seda, et seda sellist lugu uuesti, et nüüd Mendid 2. Seda niimoodi mõelnud, et äkki see lugu Mendid oli nii kõva lajatus, et kõik see, mis sa järgi teed, mis on väga hea, võib juba täitsa tavaline tunduda. Muidu olekski Mendid 2 juba väljas, ma arvan. Aga on sul lubad inimesele, et sa ületad selle barjääri uuesti ja võib-olla veel kõrgemalt? Lubada ei saa midagi. Jätkame veel politsei teemadel, et millistel tingimustel või mis peaks see olukord olema, et Babylust helistab ja kutsub politsei kohale? Kurat. Pigem kutsub tuletõrje või kiirabi. Jah. Ma ei kujuta ette. Sellest meile piisab. Ma ei tea. Ei usalda seda meie kaitseorganit. Vaata, nad on pigem ikkagi riigi huvides seisavad, ega nad eraisiku huvidest nii palju ei seisa. Et eraisik ikkagi peab ise endaga ise hakkama saama.
aga see koht, kus me oleme praegu, ei ole ju sinu isiklik elukoht, vaid see on Piradose stuudio. No ma poolenisti elangi siin. Me oleme praegu sinu põhimõtteliselt nagu tööpostile, yeah. Et see, aga võib julgelt öelda seda, et sa oledki Piradose reklaamnägu? No, eks ikka ju. Et siin, kes sa saaks vastu väita midagi. Okei. Ja Piradose on mõeldud kõikidele inimestele? Mitte ainult teatud nišigrupile? Ei, meil on siin pood. Astu sisse ja osta endale kõik, mis toodad, mida tahad. Aga kui sa näiteks näed ikkagi tänaval või see samasse poodi tuleb üks tuntud pigem nilbe homoseksuaal, kas on ka okei, kui tal on Piradose pruuse seljas? Kurat, päris raisk. Provokatiivne küsimus. No kurat, Abrahamile see meeldiks raisk. Nüüd ta on okei. Et kuule, kurat vaba maa, ma ütlen, et ma ei eks ta häirib, aga ma ei kujuta ette, see on jälle ka seda olukorda. Kurat ei saa välistada, et siin võib-olla mõni homo seda kannabki kuskil juba. Kindlasti kannab. Ma usun ka, et nii, et peasid ma ei tea sellest midagi. No võt, lähme edasi siit sellise küsimusega, et sa oled ikkagi tegelikult ju nagu tuntud inimene, sa oled Kolmeraudses olnud, see on üks saade, siis oled ikka, kui mingi uus asi tuleb välja, siin-seal nagu vaikselt mainitakse. No ikka vaikselt, aga üldplaanis ikkagi võib öelda, et peavoolumeedias sind ikkagi väga ei näe, miks see niimoodi on? Ma ei tea. Hip-hopperid on ikka mingi oma kamp. Siiamaani veel on, eks vaikselt on see muutunud. Kunagi ütleme siin 5 aastat tagasi peavoolumeedias ei olnud hip-hopist haisugina. Tõesõnaks see areneb. See on ju ikka tegelikult on arenenud, et mingid räpperid midagi teevad, siis see ikka jõuab sinna peavoolumeediasse ka. Et mainitakse ära ja... Oled sa nõus minu pooleldi oletusega, pooleldi väitega, et Eesti hip-hopperid on ikkagi pigem internetistaarid? Ütleme, kui see asi ongi internetipõhine siin Eestis on, et ega siin... Aga raadiod ju peale Raadio 2 väga ei mängi? Ei mängi, jah. See on õige. Ja ega see asi muutub, et küll see monopoli küll see monopol läbi murtakse, see muusikaline korruptsioon varsti lõpeb, küll see hip-hop esile pääseb ka mujal raadiotesse, Elmaris sind on mängitud? Elmaris on mängitud, jah. Mis lugu? Tead? Tead, mis lugu ka? Isale. See on siuke Isa lugu? Et seal teda mängiti, jah. Aga need on lihtsalt siuke arvavad, et ei ole ikkagi sellises staatuses, et teda mängitakse nagu niimoodi hiti staatuses, mingid räpilugu või hip-hopi lugu. Hittidest rääkides, kui näiteks tuleb Koit Toomel tuleb üks uus lugu välja, mis on kõige tüüpilisem popmuss, raadiopopmuss, mis ta ikka teeb, aga tal on räpparit sinna vaja. Kuna Genka on kinni just too päev, siis helistab ta läbi Hipsi sulle ja ütleb, et Babylost, armas inimene, tule laula minu laulus kaasa. Kõige tüüpilisem lugu, läheksid? Kurat, ma ei arvan, et... Kõige tüüpilisem. Kõige tüütum üldse. Nagu Nossa eesti keeles põhimõtteliselt. See nii palju ma ka ennast ei vihka. Et ma ei nii... Ei. 200 € saab loo eest. Mis 2 sotti. Vaata võibolla kui maksaks mingi natuke rohkem. 2 tonni. 2 tonni, siis võibolla ma ütleks juba. Et äkki jah. Aga pigem ei.
kui sa tahad Firadose gängi sisse sulada, kas teil on ka mingi sissepühitsemiskomme? Pead röövima, varastama ja sparri tegema kõikide vendadega. Aga räägime veel sinu sisetraagikast. Et see eelne album sul oli ikkagi kirjutatud siis, kui sa olid põhimõtteliselt draama keskel, ütleme nii. Et, ja draama inspireerib ju ka tohutult. Et kas nüüd, kus sa oled täiesti tava tööinimene, kas on sul üldse millestki kirjutada? Kas sul jookseb? No ikka vaikselt jookseb, ega siin seisma ei jää midagi. Ikka jookseb. Et ikka kogemus ja tugev võim palle ja ainult anna minna. Aga on üldse millestki kirjutada ka? On ikka, üks teemas on. Vitud ja vitu võim. Vitust annab alati kirjutada. Aastaid ja on seda ka aastatuhandeid põhimõtteliselt tehtud. Ongi, see ongi, mis asi üldse motivaator. Motivaator. Jaa, mõtleme korra selle peale. Et sul on mida kirjutada, väga hea. Aga kas sa oma tekstides püüad pigem realismi või on sul ka nüüd tulnud see niuke fantaasia rohkem mängu? No ma ei tea, võib ma natukene eks. Et sipa hakkab tulema. Ma mäletan, et varemalt sa pigem vältisid eks ma praegu ka vist ilmselt. Ma praegu mõtlen, et on. See on paar teemat on siukest. Sa ühesõnaga töötad ikkagi albumi kallal, see on hea teada. Jaa, mul praegu lihtsalt on seisaks siin, et kuradi tehnika remondis. Kas töö ka rikub ikkagi elu ära natuke? No ikka. Sa ei ole kunagi seda ikkagi mõeld nagu Genka ja Suurpapa näiteks, et sa elatud ainult räpist? No ikka, eks ma, aga noh. Aga on unistus pigem see olnud või oled ka nagu reaalselt? No ma ikka reaalselt... tahaks tatuud ka teha vahepeal enne, aga... Sa ei ole ainult räppar? Sa oled multitalent? Tattoo mulle meeldib ka, kunst on ka ju. Okei, aga sa väidadki, et see on enamus nagu selle agressiivsuse sus maha surunud? Mina? Jaa, või sa oled ikkagi kui pitsi viina ja teise pitsi viina peale võtta siis... Kui läheb paljuks, siis läheb lappama ikka julmalt. See on... Aga lappama on läinud nii mõnelgi üritusel, on sul just kalasid olnud kultuuritoolmul, Atlantises väidetavalt oli mingi asi, mida keegi ei tea. Kultuuritoolmul mul pole mingit kala, selles mõttes, et mind lihtsalt mässiti sinna nagu sisse, kuna ma olin kõige tuntud nägu seal on ja kes siis, et ja noh, Uku oli ka Suurpapa ja noh, siis, aga noh, siis mina olin kohe see nagu pea target nagu see sihtmärk, et näed, tema on pätt, sest teised ei ole seal keegi nagu reaalselt karistatud olnud ja siis nagu raiuti kõik minu selga, et näed, et see seltskond on paha. Ühesõnaga, see kunagi varastas ka seekord. Jah, muidugi. Aga on sellest mingit nagu tulemust ka olnud, et ma mäletan, et siin kohtu case lubati sinna tänna. On see reaalseks saanud või on pigem uurimine käib siiamaani. Siiamaani, kuni see siis üks päev lihtsalt ära vajub unustustele. Ja ei tea, eks näha või. Koer pandi magama ei pandud või? Ei noh, koer täitis käes, kuna koer ei ole millestki süüdi. Tegelikult ma mõtlen, et koer oli võib-olla kõige vähem selles ise süüdi. Tema tõs kotti saada. Koer on selleks treenitud ja teab, et ta saab pärast võib-olla midagi head süüa. Isegi ammustaks ju. Muidugi jah. Aga kas on olemas 2 beebilõusta? Üks on siis see kaine beebilõust ja siis teine on see legaalseid aineid tarbinud beebilõust. No ikka jah, eks see on, noh, jaa, täitsa reaalne, et aga ma samas ei ütleks ka, et see mingi haruldus, vaata. See on tegelikult pigem isegi norm. See on muidugi levinud, kui ikka inimene liiga palju on joond, siis on teine inimene. Aga sa oled ka niuke vanakoolimees, et sa ikkagi jood, sa seda kõhvi ei tee. Kõhvi tähendab siis kanepit. Ei tee. Sealt ka su terane mõistus. Sa ei ole leidnud, et paljud kõhvimehed muutuvad niisugused hajevaks ja natuke nagu uniseks. Noh, kui nad ikka tihti teevad, siis täitsa jah, ongi. Soovitad sa seda oma fännidele? Ei soovita. Vahepeal ikka väike. Aga noh, kõik oleneb kogustest. Okei.
tihtipeale jääb mulje ka, et kui seda manti liiga palju teha, siis see kandub kohe sinu muusikas, siis sa nagu ei suuda sealt välja rabeleda sellest teemast, ma mõtlen. Ongi, iga lugu räägib palju natukene puudutame seda. Muidugi, üles nüüd kõik, üles nüüd kõik, käed üles nüüd kõik. See on Aesaare paat, doktor Anel Psühhopaat, tupiole põgranaat, läbi pimm maskeraad. Ma saan teid kätte tuues uut moodi vibratsiooni, äri läbi päev, et ainult näika mismoodi. Ainult üks momento ja luludes prosesso, forseeritud on keto, sest ma traktori magneto. Ja gangsta rap poreto, näitab gangsta rap perfecto. Aga meist on sõnad teefod, sõnad teefod. Nüüd silmad jälgivad, nüüd soonist tulnud keegi. Värmidel nad mängivad, sest ma olen eriliiki. Vaevod kohe hälvivad, kui räpin ma skripti. Kõik on ju jäänusetud, aga siis kõrti. Et näha, et bandiitide superbandiiti. Kui vaatab mind, siis näed inimplastiiki. Enne kui käib pleh, ma palan klaasi triiki. Tont ma sooasin, mida ma odan pilti. Ja mul logiseb mutter, nagu pobiseb purune putter. Kahe suuga tutter, sa siis lobiseb räpi jutta. Serraba estra, elvasta näib ekstra. Ma pole ainuke toit, kes eesmalt saadab peksa. Vägivaldsed mõtte, täiesti ilmselge, et see vägivaldsed lõpeb. Et türa peale valve, sest enne kuuleb valgeks. Padruunid on nimelsed, mida lükla salve. Sul poidu viir, mis su peas toimub. Mees hoidub siin, kui sul oleks hoidub. Sul poidu viir, mis su peas toimub. Tiktak, see on pomjon. Sul poidu viir, mis su peas toimub. Mees hoidub siin, kui sul oleks hoidub. Sul poidu viir, mis su peas toimub. Tiktak, see on pomjon. Peebilus minu arust on Eesti kõige parem lüürika kirjutaja, kuna ta on ka luuletaja, mitte ainult räppar, eks. Ja siis, mis sa arvad, kes sul kõige kõvem konkurent on nagu lüürikas? Lüürika on sul ikkagi esikohal ju. Väida vastupidist. No jaa, okei. Kurat, no ei ole, siis kõik teevad ikkagi erinevalt. Ma olen nagu täitsa eriline. Tean ikka elevanti ja ahvi võrrelda. Ja, et kõik, et need vennad, kes on esil, on kõik väga erilised ja neid ei anna nagu, on eri kaaludes, eri klassides. Eliitgrupp nagu välja kujuneda. Samamoodi nagu boksis võib olla mitu erinevat võeda, et kõik võivad olla maailma meistrid. Aga see vihast veel rääkides sa Abrahami, mis emotsioon tekib? Ei jää. Või see on juba vana asi? Vana asi jah, eks see ikka. Aga sa võtad seda pigem nagu naljaga, see on nagu ha-ha või on pigem mis ta number on? Ei no nii ikka päris ei ole. Pigem ikkagi on vahe nii-öelda hip-hopi beefil ja päris beefil. Jah, muidugi. Lasta olla. Seda video oled vaadanud ka, see Piradose teemaline video Abrahamil. Mis video? Mis see video oli vahepeal? Gangsta shit või? Jah. Vaatsin. Meeldis video, tehniline lahendus ja kõik. Ma ei saa aru nagu, mis see vend seal jookseb. Mingi Piradose mütsiga vend. Jah, no. Aga samas nagu siis ütlesid, et igaüks võib sisse astuda ja võtta selle mütsi. Igaüks võib sisse astuda ja selle osta endale. Eks see on tegelikult ju samas ka loogiline, kui sa, et nii palju kui on inimesi, nii palju on ka hulle ja mõni on eriti hull sealt. Aga kuidas sa oled ikkagi siis üldiselt Eesti hip-hopi tasemega rahul? On mida kuulata? No, päris ägedaks see läinud ikka. Parem kui alles varem? Ikka. Kogu aeg aina paremaks läheb, et see on nagu ülihea ju. Aga see, ühesõnaga, kuidas sa see protsendi paneks? Mitu protsenti on kehvad kõikidest räpparitest? Mitu protsenti see hea juba on? Või vähemalt kas või kuulatav? Kuna räpparid on nii palju, siis 20% on hea. On juba hea. Niimoodi, et sul ei ole nagu piinlik lasta Piradose stuudios klientidele seda muusikat? Noh, täpselt. Aga okei. 30 võib-olla isegi. Kohe ei tule kõik meelde. Eks siin päris palju asju läheb ühte auku lihtsalt ka. Statistikaga asjadega on ka niimoodi. Kes statistikat teeb, see on nagu poliitilised vennad. Ütled suvalise numbri ja enam-vähem. See toimib. Statistika väidab ju vastupidist. Aga sa meil saates oled osalenud nii mõnelgi korral veel. Et mis kana või kala sul on kitkuda Five Loopsiga? Kurat, ma alguses nagu polegi, alguses on mingit kala.
kana. Kana või kala? Kana või kala, ma ei tea. Eks ma niisama norin vahepeal siin spoomi, et saatsin talle aastavahetusel videosi ja see on siuke nali olnud, millest vendimist. Aga kas on ka tema jaoks ka nali? Eks see aastavahetusel saatsin, soovisin head Five Loopsi aastat talle ja see on ju väga hea ju, aga siis kui tuli, mis see oli, Pumpüssi see? Open mic vist? Open mic, jah? Ei olnud open mic, mis me tegime? Oli? Open mic'id olid ka, jah. Ma just enne seda, kui ma hakkasin kirjutama seda sinna, siis ma kuulsin Spoomi seda intervjuud ja siis ta nagu ütles, et küsite ka, mis siin Eestis silma on jääda ja siis ta ütles, et ega siis ta kiitiski oma vittu ainult, siis on ju nagu iga lits ikka ja ütles, et ülejäänud on koopia USA-st nagu ja rohkem ära mainimist ta ei näe. Sa mõtlesin, sa ei olnud nõus sellega? No muidugi, kuule, mis asja, siis on võib kogu räpp on, boom räpp on ka ju kuradi koopia USA-st või? Siis on ainult see number 1 tüüp, kes tegema hakkas, see õige vend ja teised rotid. Ma täpselt, teised on rotid koopia. Kuigi ka hip-hop ju pole nagu põhimõtteliselt olemaski teda. See on ka džässist ja sealt. See on siuke teema, mille üle nagu polegi mõtet vaielda lihtsalt. Samas see on huvitav ikkagi kohati. Eriti kui aeg-ajalt tuleb see legaalne aine mängu. Ei, see on tõsi, et ühesõnaga tegelikult mingid otsest nagu kana või kala ei ole seal vahel. Ei ole, ega mis. See on hip-hopi juurde nagu käib. Ega ma alga ei taha kellegile. Nagu ei vihkavad, sa ei kustutaks nende lugusid ära näiteks, kui sul oleks see võimalus. Ei, mitte. See on ikkagi teise inimese loomine, muidugi. Ja seda sa austad? Loomulikult. Aga kas ka kuulad? Ei. Vahepeal ikka olen nagu kuulnud ja niimoodi, et... Kus sulle meeldi just muusikaline pool või pigem lüüriline? Ei, seal on ka häid asju. Aga mis veits häirib nagu Viie Luubi juures see, et mis so real, you also fake teema nagu, et kõik teemad on põhimõtteliselt nii palju, et see on siuke teema kogu aeg nagu. Et ei kõdita võiks sinu nagu story't rohkem olla. Story't. Kas see ongi enamus Eesti räpparite probleem, et story't ei ole? Ei ole midagi rääkida eriti palju, et see on... Aga mida siis teha, kui ma tahan räppida, story't ei ole? Kuidas ma saan räppida? Ei tohigi räppida? Mis ikka võid räppida? Mis teeme seda aega, kurat vaba maa ju persse. Aga kas tegelikult oleks ju okeiga, kui ma lihtsalt panen nagu täiesti suvelise sõnu jutti? Ka selle annab ju mõelda tiibiks isegi tegelikult. Muidugi, sa saad eriti tiibiks mõelda, sest kui sa kõik aru ei saa, siis sa oled ikka väga tiib vend. Kas pooled vennad ei teegi niimoodi umbes? No ma kahtlustan, et nii ongi raisk. Ma olen ikka vahest kahtlustanud, et nii ongi. Sa vana kana. Jah, korrekt. Selline küsimus, et Eestis on sellised instrumentalistid, suurepärased nagu DJ Hush, DJ Critical, Chalice. Nüüd solvugu need, keda ma ei maini, sorry. Aga suurepärased instrumentaliste. Aga ei ole ju saladus, et sul on nii mõnigi instrumentaal ostetud välismaalt. Miks see nii on? No, kurat, sealt sa saad nagu täitsa valmis asja juba nagu ja sa kuulad selle ära ja mul on nagu
see on täitsa valmis. Sul ei ole kunagi kõik selline... Ühesõnaga, sa saad kindla... Eesti meestega, eks ma siin ikka kontakteerun ja ajan asju, aga asjad jäävad venima tihtilugu. Sest enamus ikka töö kõrvalt mehed, on. Ja vaata see biitide küsimine, see on täis peaga peal kuskil peol. Kuule, tavai kõi biit. Et eks kindlasti on, paljud saadavad ka, aga kvaliteet on halb ikkagi. Kehva. Eks see on, vaata, tegelikult üle Eesti ei ole neid vahendeid ja võimalusi, nagu on kuskil välismaa stuudiotel, eks. Aga sul ei ole seda hirmu, et kunagi näiteks tuleb mingi see sama biidiga, näiteks, ma ei tea, mingi kuulus vend teeb see sama biidiga. Aga ma olen siis juba ennem teinud seda ju. Saad aru, selles see asi ongi. Et sa näitad kuupäeva ette ja tõmmake nahha. No muidugi, sest las ta teeb. Kuule, see on hip-hopis ongi, inimesed teevad teist, võtavad biite ja sama teevad. Sama sampleid ka, on teisti peale. Kuule, et palun väga, on kuule, mis on, sest nii on. Selge pilt, see on ammendav vastus minu jaoks. Oled sa üldiselt rahul, et sinust sai selline inimene, nagu sa praegu oled? Loomulikult. Et väiksena unistasid, et umbes niukene võikski olla? Ma teadsin, et midagi vägevat nagu, et midagi vägevat juhtub. Kuhugi läheb, aga ei tea kuhu. Jaa, aga nüüd ma tean, mis on toimunud. Näiteks saatus oleks veits teistmoodi läinud, oleks reaalne, et sa siiamaani istuksid kinni ja mitte keegi sust mitte midagi teaks ja ei oleks sust mitte midagi saanud ega ei saaks ka. Võib-olla tõesti, jah. Et võib-olla paar käiku sinna tänna. Või see sisemine tulika oli olemas? Eks seal mingid abimehed olid ka mängus, on ju, aga ilmselge, et nii see asi, oleks nii või teisiti see asi nii läinud. Ma pakun ikkagi. Sest lihtsalt ühe juhuse kokkulangemise tõttu on ju, see asi lihtsalt juhtus varem. Varem või hiljem see oleks juhtunud nagu nii. Väga top. Aga see... Nagu me juba rääksime, sa oled nüüd hea inimene, vaata, aga ütle üks hea tegu, mis sa oled teinud, mis sul meelde tuleb, mis on tõesti maailma paremaks teinud. Pole ühtegi. Mitte ühtegi? Vana memme ei aidanud üle tee. Mine ise kontsi. Ei, eks ikka. Nüüd üks jäi meelde just hiljut, paar päeva tagasi aitasin trammi peale ühe väikse vana memme, kellel olid need kõndimis... Kargud? Jah, et tasutada tuud pole mõnele väga vaesele inimesele teinud. Tule lämbid, ma teen seda tasutada. Ei ole, kurat, minule tasuta ei saa ju ise midagi, selles mõttes, et... Aga küsitakse palju tatoveeringut, millega sa ju tegeled tööna nagu. Et kuule, mida tasuta saaks? Ei. Babyluusta nime sildi oma selja peale. Ei tea, võib-olla kui ma tahaks mingit huvitavat niukest, et ma olen täitsa oma kavandiga mingi täitsa huvitav projekt mingi ja siis... Otsid lihtsalt seda lõuendit, jah? Okei. Töötab. On. Aga Babyluust halvast inimesest sai hea inimene, on ja? Ja nüüd on meil olemas siin maakeral nutitelefonid, satelliidid, automobiilid, eks? Kõik on nii turvaline ja hea. Et miks ikka maailm nagu kuidagi mulle vähemalt tundub, et nii putsis nagu on? On sul mingi ühene vastus sellele? Erinevad teistest? Illuminaadid, Vandenõuteooria ei ole teooria, see on praktika. Eks seal on ikkagi tõsi taga ka mingil määral, eks on palju sitta, aga kes oskab eristada ja ikkagi saab aru, mis tegelikult toimub, eks siin on... YouTube on ka kindlasti Illuminaatide kanal sel juhul. Ma ei tea. Sinna me lähme igatahes. Ei ma ei tea, mis see Illuminaadid on ja ükskõik. Ühesõnaga, eks see kõik võimuahnus, raha, kõik. Maailmas on ikka halb pigem võimul. Mis? Halb on ikka võimul pigem kui headus, on ju? Me arvame, et on hea. Eks siin on väga palju, on peidus seda asja. On teisi arvamusi. Muidugi. Aga see on jälle niuke teema, kus võib peatuda 100 aastat. Kindlasti praegu elamus vaatavad, et kuule, et täitsa loll jutt on. Aga tegelikult ei teagi, võib-olla ongi. Võib-olla ongi, jah, kurat. Sest ma ei teagi, mida uskuda siin maailmas praegu. Usud seda, mida näeb silm ja seda ka ei usu veel täielikult. Tuleb südamega elada ja proovida olla rõõmus ja õnnelik. Mis sa Babyluusta artistiga veel teha tahaksid? Soome plaanid, Läti?
Soome võib kindlasti, meil siin Soomega koostöö on täitsa reaalne. Nagu. Soome on niuke patriootlik riik, et soome keeles teeksid? No, vaevalt küll. Pigem ikka eesti keelde, jah. Aga sul ei ole mingeid niisuguseid taolisi unistusi olnud, nagu mõndadel, kes meist on juba siin läbi käinud, et mingi USA artiste üritada osta sisse või midagi niukest? No kurat, osta, no ma ei tea. Annaks see midagi juurde sulle? See ostmine on natuke vale asi raiskele. No. Ei ole vale, kui on siuke võimalus muidugi. Ma ei viitsi küll mingi papi välja köhida selle eest, sest tolku ei ole sellest midagi, ütleme, et pigem ma teen mingi hea eestikeelse loo, kui ma teen featuringi USA artistiga mingi kellegiga, keda siin Eestis nagunii keegi eriti ei tea, mingi teatud väike ringkond, et noh. Ei ole tolku sellest ühesõnaga. Pigem anda mingi 100 € mõnele Eesti tuntud mehele temaga teha. Ongi, Gensile 100 € ja teeme koos loona. Aga sa mingile Bangladeshi Tolba Joobile müüksid oma 16-reaalise salmi näiteks, ütleme tema jaoks väga suure summa eest 3 soti eest. Let's go, noh. Ma vaatan, mis mul on sahtlist, lootsin midagi välja, arvudan nagu nii midagi ei saa. Kirjutan, asendan näiteks sõna Pimelinn Bangladeshiga ja let's go. Bangladesh. Easy money ja peab ju müüma. Räppar peab ikka müüma ka, et tasuta laive sa ei viitsi teha enam. Loomulikult. Oled kunagi teinud? Tasuta ikka olen teinud, ikka. Aga kui mingi noor vend vaatab praegu, mõtleb, et kuidas see algus välja näeb, et ta ei tea täpselt. Kas see ongi nii, et peadki alguses tasuta tegema ise suruma? No ikka ja alguses, noh. Kas hea must peab ka olema? Kuidas keegi, eks on tasuta laive on päris palju alguses tehtud, et noh. On neist laividest tolku või pigem internet tuli ja plahvatas? No ikka tolku, inimesed on näinud ja ütlen turranad, kus me Okimiga tegime koos, noh, et midagi me sealt saime küll on, aga noh, suurt tasut ikka, sõidukulud ja kõik naps ja kõik, mis sinna on. See on juba lõbus, eks? Noh, meil oli lahe olla ja kuradi, noh. Onyxil oled sa ka soendust teinud isegi kunagi? Palad 15 no, see oli ka tasuta laiv, aga samas jälle ei olnud, me saime soendada Onyxit, mis oli nagu ülisuur asi enne. No. Et noh, sealt Onyx on üks asi, millest on minu jaoks asi pihta hakanud. Need on need kassetid, mida sa leidsid sealt konteinerist. Ja. Onyx back the fuck up. No. See on üks lugu, kes ei tea. Ja, aga mis sa arvad, mis vähemalt tänase päevani, mis Baby Luste tipphetk on olnud? Mingi live või mingi moment? Et mingi laive all tõstad käed püsti ja tunned kulminatsioon. See on nagu kõrghetkena, kliimaks. Tipphetk on siis, kui naise seljas lõpetad. See on hea tipphetk. Aga ei, noh, ma ei tea niimoodi. Ühesõnaga tulevad veel? Ma arvan küll. Aga mis sa lõpetuseks ütleksid meie vaatajale ja sinu vaatajale? On sul mingi jõulutervitus talle anda edasi? Kellele? Sellele, kes vaatab seda saadet. See on üks elukõva vend ja naine. Vaadake pumpüssi, ega mis siin muud ikka. Ja kuulake Baby Luste. No kui neil makk on, vaata. Kui teil makk on, sest uus album tuleb kasseti peale. See oleks päris äge. Oleks jah, aga kurat, päris raske on nagu seda. Mis värk ikkagi nende plaadifirmadega veel korra küsin, et sa oled sa plaadifirma all või on see niisugune suusõnaline kokkulepe, et ma annan su selle mussi välja, kui sa selle valmis teed? Kuidas see käib? No eks meil see Eestis plaadifirma on veits üle tähtsustatud nagu nii palju, no selles mõttes, et meil ei ole see niuke, et see plaadifirma, eks see kõik ikkagi käib suht nulli piiri peal, see mäng ikkagi on ju. No sa plaadi müügis küll midagi saad, on ju, aga ikkagi leivaraha. Ja, et see plaadifirma, ta lihtsalt aitab ka sul midagi teha, kuskile promoda ja nii edasi. Eks see on, Eestis ei ole nii nagu kuskil Taimaal, Bangladeshis või niimoodi. Või Indias näiteks. See on ülikõva. No mis seal ikka, kaamarakud on ammu tühjad juba. No võt. Telefonidega edasi. Tšau, lähme edasi, lähme sinna edasi. Yes.
Homie, mulle tundub, et me kohtusime taas kord. Kraam on siiani hardcore nagu tõsi peal nugad, kõri peal põlvilli maas nagu saakloom. Nad küsivad pelus, kus Platon, kui ma vormistan võitu kui Karpo. Suu korvistan räppareid, jordistan ja annan käppa neil, kelle saan toon kandon, kamo. See pool tagasi tuleks, see on K.O. Mr. Spekulaato. See, mis ma toon, viib soo völts perse põhja kui sangpop. Ja kultuurkapitali talad tõmman alt kui Samson. Uulitsal on suured kalad, hipster, sina plankton. Mul sõber ühe silmaga kus likrik. Hau, sest mendikoortel vanglas oli piknik. Wow, kuid ma jätan meelde kõik need istmik näod, sest padrunid on nimelised klik-klik pleo. Ma tunnetan, kus pinget survestan soos. See rütm trumelda moos, sa tead ju kuhu endaga lume ma toon, siis need demonid tulevad lumega koos. Kus rütm trumeldab moos, kus rütm trumeldab moos. See, mis siin avaldub, ma tumedam pool, räppas on hirm, mida tunnetan soos. Tommy boy läks olin jo, yes, ma koolin jo, kuigi tean sa foldid ja alla suruda mind proovid jo. Jah, ma tean sa proovid jo, kuid blogin su klotsid kui dominos. Loobin need vasaku käe noodid, räpi ajale prügikasti, kus pommilood. Räppar, mis sa soovid jo, üks kuningas korraga troonilo. Kui sa mu hõivatud võitmisega, miks vingud, kui võitsin teeb krooni jo. Lüürilised snoobid, ammo naglastil koorib ja nihutab maske. Pohku, kui see räpp ei liiguta sind, kriitik, see liigutab masse. Yes. Aitäh ja nägemist. See oli Pumpus 2015 ja Baby Loust. Tšau. Kena värk. Baby Loust läheb kesklinnast trammi peale. Maneersi Loust, näe. Baby Loust läheb raamatu kokku tööle. Biblioteegi Loust. Baby Loust on astronaut. Planeedi Loust. Baby Loust teeb kodulehekülgi. Baby Loust raisk. Baby Loust kirjutas hooandesse projekti, et saada tonni euri. Sai 50. Asi seegi Loust. Ära löö, ära ole siuke vastik muin. Ära tee, ära löö, ära ole siuke vastik muin. Ära tee, ära löö, ära ole siuke vastik muin. Ära tee, ära löö, ära ole siuke vastik muin. La 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 baram bam 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 baram bam 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 ba 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 bam 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 ba dam dam dan 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 skibidi pi pa 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 baram bam 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 pa 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 pa. Ära tee, ära löö, ära tee, ära löö, ära tee, ära löö, ära tee, ära löö. Ära tee, ära löö, ära ole siuke vastik muin. Sa
siuke vastik muin. Sa ära tee, löö, ole siuke vastik.